peale. Klassivenna juures käidud nagu niuhti. Ei, väga tore. Sellest on näha, et inimene on teinud tööd ja näinud vaeva, maja ostnud, kõpitsenud seda. 2 last on saanud, vägeva naise. Vastuvõtt oli soe, pakuti süüa, pakuti öömaja, käisime saunas. Mõnus, sellest tead, et on tore näha, et nende asjadega on ka, et mida vanemaks saad, seda rohkem mingid muud mudru on, millega tegeleda, siis jääb seda aega aina vähem inimeste jaoks, kellega sa oled omal ajal hästi läbi saanud, et niimoodi on tore, et võtta tagavelo ja sõidad läbi ja lähed, ütled tere ja chillid. Ja eks ikka minu kanti satuvad, siis muidugi tulevad ka läbi, et nii see käibki. Vägev. Aga nüüd suund Tartusse. Saan Padrugaga kokku ja me vaatame, mis toimub Tartu peale, siis mingi hetk peab edasi sõitma. Tartus on Aardla tänav, kõige põhilisem tänav, kus kõik enamus siuksed tööstuslikud ettevõtted on sul vaja autot remontida, uut akut, mis iganes. Kogu muusika asub siin. Ja kusjuures meie tehase Tartu osakond oli ka siin. Aga nüüd me oleme oma tehasega Tallinnas. Kolisime ühe katuse alla. Tartus on vanasõidukite kokkutulek. See on igast huvitavad erinevad autosid ja ma tahtsin näidata teile ühte väga erilist autot. Noh, kes tunneb ära, mis auto on? Tegemist on BMW-ga. Tšekib Bemmi ja sellest tšekib Velga. Jõhker velg ju, korralik kodar. Auto näeb päris pisike seest välja, ega siin mingit erilist luksust kui siukest ei ole. Suht nagu hobuse vanker oleks. Tagavaraga loss on ka olemas. Ja auto on siis tehtud 1930 Saksamaal. BMW Dixi 750 kuupsenti. Saksa sõjaauto ära taastatud. Siuksed maksavad päris palju. Siin ta ongi minu märgune nagu keset Tartut. Nii äge. Nagu ilus, nagu hästi tehtud. Läigib nagu uus. Ostaks ära selle. Peab vist omaniku üles otsima. Täiesti pekkis, ilusad punased istmed on. Väga lahe, väga lahe. See on Jaapani auto. See on Honda. Honda Accord. Ja kui sul on Honda, siis sa oled õnnelik. Tšaika. See buss on ka kogu oma elu Eestis elanud. Jaa.
kui sa elad garaažis, siis sa saad garaaži ees enda riided kuivatada niimoodi, et keegi ei sega sind. Tartus on jalgratturitel oma rada, selline punane, hea sõita kohe. Ja see on lahe, kui linn mõtleb ratturite peale ka. Tallinnas väga nagu linnas sees selliseid asju nii väga ei näe. Tartu turunduslikud võtted erinevad Tallinna omast. Tartus võetakse kas auto või jalgratas, pannakse reklaami täis ja siis oodatakse, et inimesed tuleksid ja tarbiksid nende tooteid. Et noh, kollast jalgratast ma veel ei ole näinud. Noka peal sõita või? Nalja teed? Tõmma sulle värska. Jah, see küll praegu hea mõte ei ole. Ja come on. Meil on koostab mitte jäädes võtta. Jaa, hästi öelnud. Nii et jah, siuke tunne on kohati nagu vaata oleks purjus ja väsinud. Siukse asjaga sõidad, noh. Et kisub ühele poole, kisub teisele poole. Aga lenksu laius No see lai lenks annab kindlasti juurde. Noh, mugavuse suhtes. Mul oli liivakastis samasugune mänguasi. Noh, mitte nüüd, ta ei olnud sama suur, nagu ta siin on, aga ta oli täpselt sama ehitusega, ehk siis siin oli kabiin, siin oli kallutav osa, 2 silda oli taga, 1 silda ees ja keskel oli siis liigendi, mis liigutas seda kogu konstruid. Tartus käidud, sõbrad padruugad üle vaadatud. Jah, nüüd võib sõita ka natukese ekstreemsemad radasid. Ehk siis lähme vaatame Peipsi äärde, mis seal toimub. Siin on huvitav lahendus paneelidest. Ehk siis paneelid on pandud posti otsa ja posti otsas on paneel. Ja paneel pöörab ennast vastavalt päikse suunale. Ehk siis noh, kas see ka ära tasub, see kogu mehhanism, et see paneel pöörama ennast panna, kui täiesti ausale, ega ta vist väga ei tasu. See on nüüd siis see koht, kus käivad kopnikud siis koos kükitamas Slav Squati, et kui sõita 3 kiltsa sinna, siis seal on kopnikute paradiis. No joo, mis teete? What's up? What's up, guys? What's up? Siin on värskelt vist mingit heina tehtud või midagi. Otsivad konnasid endale. Olen sattunud RMK alale, rajale ja Ähijärveni on siis 385 kiltsa. Huvitaval kombel olen ma juba liikunud mingi peaaegu 600 kiltsa. Et kuskilt on 200 kiltsa tulnud juurde. Koht nimega Koosa. Oh, hea pood. Aga see on ka kinni juba. Õhkab slaavilikkust. Mingi rahvas joob seal. Sain Tartust liikuma 18.30. Olen praeguseks sõitnud 3 tunniga mingi 40 kiltsa maastikurehviga erinevaid kruusateid ja kohti.
ja pean tunnistama, et siis kui päike hakkab loojuma ja õues on palju jahedam, 22 kraadi või palju siin on palju mõnusam ja palju parem sõita kui päeval lauspäiksega 32 kraadiga. Aga ma olen jõudnud omadega vaikselt juba Sibula teele. Siin RM kalasid väga ei ole, ehk siis ma hakkan otsima endale vallamaja või? Okei. Aga ma hakkan otsima endale vaikselt kämpimiskohta. Lähme käime korra vaatame siis Peipsi serva ka üle. Siis kui Lõuna-Eestis on poed kella 6-7 avatud, siis Sibula teel on nad kella 10 avatud. Et slaavi rahvas ikka teab, kuidas raha teha. Siit saab ju kasumit. Huvitav koht. Paadi saad ette lasta. Siin saad viina juua. Siin saad grillida. Siin juba ühed chillivad. Et päris põnev koht iseenesest. Liivane ja puha. Tervist! Selge, lähme ujuma. Vaatame siis, äkki leiame kämpa ka endale. Kämpa peaks olema siit nurga tagant 200 meetri kaugusel, et vaatame, vaadake, mis maja on. See pekkis. Pool maja on tuunitud ja pool maja ei ole tuunitud. Väga huvitav. Siuke põnev kohake. Nagu Siber. Ma ütlen. Eestis on oma Siber.